kus me minema peame, aga siin siuke melu käib, et täitsa uskumatu kuradi. Ühesõnaga, üks mees näitab ühele poole, mine sinna läksid omavahel vaidlema ja üks on lihtsalt ülemus, siis öeldi, et ülemus näitab õieti ja ongi kõik korras, et tuleb siis sinnapoole minna, algus üldse ei tohi sinnapoole minna. Teine mees näitas teise suunda, aga lähevad kättpidi kokku, aga ülemusel jäi õigus, et lihtsalt väiksem mees ütles, et ülemust räägib õieti. Kohalikult poemüüjad küsid, et kuhu tee läheb, siis poemüüja ise ütles, et ma ei tea. Poemüüjad ja isegi kus pool poe uks lahti käib. Nagu me ütlesime, kunagi ei tea, millega see lõpeb ja siis me nüüd oleme. Spasiba. Ja mulle vennad ja Bastonski говорю, что она не понимает по-русски хорошо. Mulle öeldi, et selle kurgiga peab liitri viina ära jooma. Nii et ära hakka neelama seda kohe. Lähme siit tagasi jõeäärde, sillalt läbi ja tee läheb täpselt sealt, kus me 1,5 kuud tagasi selle tee hakkasime tegema. Ja praegu tuli mingi suvaline vend, et te olete juba tagasi, et ma mäletan teid, et te tegite selle tee, kuidas ta ütles, et sumasets stielali kakkoita dorogu, et ühesõnaga hullud tegid mingi tee, me mõtlesime, et ongi tee ja sinna olid mingid autod sõitnud ja sinna kinni jäänud ja ära uppunud ja ma ei tea, mis seal oli toimunud. Ühesõnaga, me on tuntud vennad siin keset Siberit, Uraalide jalamil. Jumal äge, aga nüüd pidi tee äge olema, nii et ainult tuld. Väga raske on praegu öelda, kas 7 kilomeetri pärast nüüd hakkas mingi suurem tee, millest meile 1,5 kuud tagasi räägiti, et kaevate selle läbi ja siis läheb suur tee. Me küll jõudsime mingisuguse suurema tee peale välja, kus on päris tihe liiklus ja see põhimõtteliselt näeb välja natukene laiem kui Tallinn-Tartu maantee. Aga minu meelest oli sealt selle puudu oleva tee alguses küll oluliselt rohkem kui 7 kilomeetrit siiani. Nüüd te nägite kõik, et siin tehakse nagu 2 teed kõrvuti, nagu Tallinn-Tartu maantee, siuke tunne on, aga tegelikult on selle asja mõte see, et see kevadel jäätee sulab, sõidetakse mööda ühte teed, kui siit juba vajub läbi ja kõik on tuksis ühesõnaga, nii et enam midagi teha ei ole, hopud ära oma autoga, siis et kauem seda liiklust siin hoida, siis saab kõrval selle tee peal sõita, et tehakse 2 topeltteed, et 6 tunniks on tee kinni, et tõmbame laagrisse, tõmbame ninapidi siia valli ja sinna Uraali taha ja laagrisse 6 tunniks on tee kinni, katsetavad oma torusi. Täna sõitsime siis seda teed, mida me veel sõitnud ei ole, eelkord jäi meil seal eespool pooleli. Tee oli suhteliselt lai, äge, nagu kiirtee ja jäime siin enne Vorkutaad jäime pidama, et siin ei lasta edasi, et tee on 6 tunniks suletud, kuna nad katsetavad mingid torusid seal. Ja siis me panemegi siia laagriplatsi püsti ja juhutame hommikul edasi Vorkutaasse. Ja siis sealt juba otsejoones mere äärde. Et selle tee peal ületasime ka polaarjoone, kahjuks seal mingit märki sellest maha pandud ei olnud, aga nagu aru saame, et kellel seda märki ikka siin panna on, et siin eriti ei sõideta ja keegi ei käi seda märki siin vaatamas, et täpselt ei teadnudki, kus see piir oli. Aga nüüd me oleme juba siin teise pool polaarjoont ja nüüd lähme teeme väikse söögi ja siis tuttu hommikul vara jälle uuesti liikuma. Kell on hommikul 6:30, ärkame nagu alati, seekord siis juba tundras, ühtegi puud, mitte midagi ümberringi ei ole, et tee on lahti tehtud, eile jäime magama sel põhjusel, et tee oli kinni pandud, et katsetasid mingit survet nendes gaasitorudes, et öeldi, et kui see paugu paneb, siis on veel üks tundra juuresest lagema. Aga siis sai siin kohalikega juttu aetud ja nad on suhtlemisvaesuses, et sõber Eero meil rääkis selle teeööli mehega ja rääkis nii kaua, et mehel läks süda ärdaks ja lõpuks andis meile lihtsalt 40 liitrit naftat ja teeöölipaak on nii kõrgel, ta ei saanud ise sealt kätte, siis ta tegi veel Uraali vennale selgeks, kes meil tee kinni pani, siia jäeti lihtsalt Uraal põiki ette, et keegi läbi läheks, tegi Uraali vennale selgeks, et ta peab ise enda paagist andma meile naftat ja nii ongi, anti lihtsalt 40 liitrit naftat, mingit raha, mitte midagi. Täna katsume nüüd hommiku need piiritsoonid tuleb, katsume kähku sinna piiritsooni saada, et kui seal nüüd mingi tõrge tekib, et siis saaks päevasel tööajal nagu selgeks selle asja, et me sinna stoppama ei jää. Et siis tuleb Intas helistada ja aidatakse meid jälle tõenäoliselt.
me oleme nüüd sõitnud 1,5 tundi mööda seda tundrat Vorkuta poole ja hakkame jõudma sihukesesse kohta, kus juba mingisugune tsivilisatsioon peale hakkab. Et ümber Vorkuta peaks olema 9 küla ja arvatavasti oleme nüüd jõudnud esimeste nende küladeni ja mööda seda ainukest teed sõites peaksime varsti Vorkutasse jõudma ja seal saame jälle tankida, sest meie bensiiniautol hakkab bensiin vaikselt otsa saama, diislitel vist veel jätkub ja diislit on meil võimalik siit autodest ja traktoritest igalt poolt juurde ka osta. Vorkutas oleme, see härrasmees on meil, hakkab teejuhiks nüüd, näitab meile kõik sahtid, värgid, teed, asjad, ühesõnaga aitab meid igat pidi, et teeme siin Vorkuta tuuri. Näitab kõik meil ära, mis siin on, ütles 3 tundi läheb aega, et sellele asjale ring peale saada ja siis näitab teed, kuidas me sinna mere äärde saame ja tõenäoliselt saame ka Salehardi, nii et 5+. Jälle kohtasime inimest, kes on lihtsalt lambist valmis kõik aitama, näitama, annab numbrid, värgid, mingi probleem on, helistage, aitame. Eestis ei kohta sellist asja. Et igat juhtvärk, kasutame neid võimalusi, mis meil on. Mis on Salehardi minek me marsruudiga teed? Salehardi minek teeb marsruudiga 1-0 selles mõttes, et vist peame hakkama kütteraha klappima kokku, et teeb ringi kõvasti juurde. Aga marsruut muutub selles mõttes, me tõenäoliselt saame isegi ei pea üle Uraalide siit ronima, aga saame mere ääres Salehardi, nii et väga äge. Aga lähme vaatame, ega enne ei tea, tuleb ära käia. Ja informatsioon on ikka nagu ikka. Üks ütleb, et ei saa, pole võimalik, teine mees ütleb, et anna minna ja sõida ja kolmanda käest enam ei küsigi, sellepärast, et niikuinii ei tea, mis sealt veel tuleb. Davai, поехали дальше. Super! Nii hea meel raisk, nagu kurgimoosi ära sõin. Siin kõrval on mälestusmärk neile, kes jäid siia kaevandussahti, jäid lõksu. Nüüd on siuke asi nende jaoks üles pandud, nende auks. Nii, nüüd oleme jõudnud Vorkutasse, mida vahetevahel on nimetatud ka maailma laagrite pealinnaks, kus on olnud väga palju erinevaid halbu momente paljudel inimestel. Ja Vorkuta on ka selles osas teada tuntud, et siinkandis on olnud tuumakatsetusi. 70-ndatel paarkümmend kilomeetrit Vorkutast oli tuumakatsetus paarsada meetrit maa all. Ja praegu sõidame siis ringi ja vaatame neid erinevaid kaunis kentsakalt maha jäetud laagrikohti ja samuti viimase 20 aastat tagant maha jäetud erinevaid kivisöökaevanduste asulaid. Et kaunis teistsugune maailm. Aga nüüd on viimasel ajal tulnud uus elu Vorkutasse, et muidu on 77 000 elanikku selles linnas, aga kuna on hakatud ehitama gaasijuhet, mida me oleme väga palju oma reisil näinud, siis praegusel momendil on 240 000 erinevat töölist erinevatest paikadest Venemaalt tulnud Vorkutasse, et siis ehitada seda juhet ja räägitakse, et tööd jätkub veel 8 aastaks, kuna tööd tehakse palju. Tehnikat on meeletult ja ütleme niimoodi, et kohalikud naeravad ja ütlevad, et kui küsitakse, et kui me küsime, et nii vinge ja nii palju tehnikat, siis naeravad, et sakslased maksavad ju gaasi eest. Kutt ütles, et nüüd viibki meid ümber linna umbes sinna, kus me tankisime. Ja siis paneb meid selle sinniku peale, mis sinna mere äärde läheb ja soovitas, et minge kindlasti Salehardi, et seal on need jääkujud ja asjad on, ütles, et nii ilus pidi olema, ütles, et õhtusel ajal on hästi ilus, seal on kuidagi valgustatud visse ja siuke värk ühesõnaga. Et igati proovärk ja ma arvan, et sellel mehel anname ühe vana Tallinna ära, et tast on palju kasu olnud ja me saime infot ja ütles, et praegu minge ja kütke hea maali, kui teil aega on, et mingit probleemi ei ole, ei piiri ega midagi. Vägev, see mees on helistanud, et meid läbi lastakse. Intast on helistatud, et meid läbi lastakse. Ilma meie teadmata juba organiseeritakse, et me saaksid KPP-st kontrollpunktist läbi, jumal äge. Tema ei tea midagi ja tema läbi ei lase. Keerasime ümber Putka tee, sai otsa ja sõnaga värav ees öeldi, et kõik on organiseeritud, et saame need, et nemad ei tea midagi, nemad ei lase meid kuskilt läbi, ongi kõik nüüd istub. Ootame, hintavennad hakkavad midagi sebima. Ma helistan talle ka. Ei võta toru vast.
ma ei tea, miks ta ei võta talu. Ei võta talu. Tootame see Intavend või noh, Intavennale anti selle suure pealiku number ja ta helistab vist sinna ja noh, ma ei tea, ma kardan, et saadetakse kukele meid ikkagi. Aga vaatame. Ja haiseb vapusti, et ei teagi, kas saame läbi või ei saa. No ootame, noh, siin kõik helistavad ja tegelevad millegiga, aga see on Venemaa, siin on nii nagu keegi ütleb, nii on ja ongi kõik, on suur ülemus, ütleb, et ei ja siis ongi ei. Kurat, ära ka ei lähe, reis, paneme kuskilt üle torusid ja paneme ikka tundrasse, eks pärast saame vangi äkki. Ei tea, aha, nii kergelt alla ka ei anna, et kurat, noh, lubate, et kõik on korras ja saate ja minge ja kõik on uhke, aga ei midagi. Veel see ka häda, et mingi Moskvast mingid suured kontrollid pidid siin olema, nüüd kõik kardavad hirmsast, et muidu võib-olla mehed oleks isegi läbi lasta, aga pelgavad. Aga öeldi, et nii kui need ära lähevad, siis kohe laseme, et 2 päeva pärast umbes, aga kuradi äkki on 2 päeva pärast täpselt sama jutt, et veel 2 päeva pärast pole aega istuda siin. Aga ma arvan, et me oleme nii kaugele tulnud, et kas või see 2 päeva ära oodata, ikkagi proovida minna. Muidu on meil noaga lõigatud kõik see tegevus siin, mida me tulime ja lubasime. Kurat küll. No ühesõnaga jälle valel ajal, et see Putinist järgmine vend on siin, see rikub kõik ära, et muidu ei oleks probleemi. Küsime nende käes, kas nad teavad teed Salefardi? Järgmine vend lihtsalt, kes ütles, et minge käige ikka ülemuse juures ära ja et see helikopteriga olid mingid ässad siin ringi lennanud, et ühesõnaga inimesed kardavad oma varju ka, noh, vene värk. No, ütles ikka, et minge sinna ülemuse juurde rääkige ja et algas ütles minge kell 10, ütles ja võite praegu ka minna, jõuate ka veel ja et rääkige, andke teada ja. Ühesõnaga on nüüd plaan selline, et me sõidame tagasi sinna linna ja käime ikkagi selle Natšalniku juures ka ära. Et see eelnev helistamine meid eriti kuhugi ei aidanud. Soovitati veel, et öösel ei hakkaks me kuhugi minema. Et kui me seda luba ei ole, siis öösel nopitakse meid kindlasti ära. Ja käime seal Natšalniku juures ära, vaatame, mis sealt saab. Äkki see viib meid natukene kaugemale või lähemale sinna mereni. Ja kui ei vii, siis ei olegi muud kui lihtsalt paar päeva siin passida ja aga vähemalt saab Vorkuta selgitus. No, et lähme koju või? Siin ei juhtu mitte midagi. Aga tegelikult on asjad nii, et homme hommikul tulge siia ja saate. Aga ühesõnaga ütles, et nii kui ära lendavad, kohe saate, et tulge homme hommikul uuesti. Et noh, kas loodame, et nad siis lendavad ära. Ütles, homme kella 10 tuleme siia ja siis vaatame. Et Vorst ja Vana-Tallinn töötasid jälle. Et lähme linna peale ja polegi midagi, Anja. Davai, let's go! Esimene märts, kell on 9:10 minutit, me nüüd hakkame liikuma sinna uuesti sinna selle ässa juurde, kes siis lubas täna meid võib-olla üle lasta ja selle loa anda. Aga öö me veetsime ühes korteris, mis meil selle abimees Viktori kaudu õnnestus saada ja see oli 6-toaline korter ja me maksime selle eest kokku 1800 rutsi selle öö eest. Et minu arust igavesti äge diil ja sellised diilid kuidagi kipuvadki siin Venemaal tulema, sest suvel Irkutskis oli umbes samasugune laks. Aga nüüd lähme vaatame, siin teeme linna peal väikse tiiru ja kella 10 saame äkki selle loa, et siis jätkame oma teekonda juba mere äärde. Käisime nüüd selle kõige suurema ässa juures, kes siin nende valvurite äss on, kus meid eile läbi ei lastud ja löödi käpp pihku ja öeldi, et tavaite, et kohe helistan sinna, andke minna reis. Ma ütlesin, et tangime ära ja kohe lähme, ühesõnaga lihtne. Eile andsime Vana-Tallinna ja
suitsuvorstid olla. Täna ma mõtlesin, et nii kergelt öeldi, et minge, et oleks pidanud pool vorsti tagasi äkki küsima. Aga ei, ütles, et andke aadress, kus ma teid internetis näha saan ja tulistage, et pealikud Putini sõbrad ja asjad lendasid minema, et nüüd on vaba vesi, keegi ei karda enam midagi, et andke tuld, et eile ei julgenud kõva häälega keegi rääkidagi. Plaan on nüüd siuke, et kütame sinna mere äärde välja, nii nagu lubatud. Ja siis sealt maalt juba plaanid muutusid, et plaan on sealt mere äärt kuidagi läbi suruda ennast ja Salehardis ära käia, kus meie tuttaval Aleksander Suurel jäi käimata Salehardis, aga tema sõitis suvel, tal oli raskem. Aga meil on ka äge. Katsume Salehardis ära käia, siis oleme talle ära teinud selles mõttes. Motak. Öeldi, et põhjapõtradega on niimoodi, et talvel lähevad sisemaale põtradega, kus on vähem tuult ja tormi, et ei oleks naanos või nad ütlevad ühesõnaga, et anges ei oleks ja põdral oleks kirgem sööki kätte saada ja tulevad jälle, kui suvi on, siis tulevad siia mere äärde tagasi. Ja ei ole need jurtad ega iglud, vaid on tšummid, nende elamisvärgid, aga öeldi, et tõenäoliselt seal enne Salehardi, et seal peaksime nägema neid. Aga et siin on niisugune vaevalt. Oleme jõudnud tundrasse lõpuks, kuhu me oleme kaua sõitnud. Teed on siin ägedad, siin on nii hea tee, et siin saab sõiduautoga täitsa vabalt sõita. Paneme mereni välja, ma arvan. Sõidame paralleelselt Uraali mäestikuga. Ei ole kihvt vaade on siin, niisugust asja polegi enne näinud. Põhjapõdrad söövad tee ääres. Ma ei tea, mis nad sealt lumajalt leiavad, aga ju nad siis midagi leiavad, et neil siin nii hea olla on. Tehnikat liigub hirmsast moodi, siin on kõike mõeldavaid, mida iganes, ka masse, krasse, uraale, kopad, värgid, tehnikat on siin on hästi kõvasti siin tee peal. Ja kõik see tundub nagu hästi uus olevat, et just vana Vene traadist kokku klopsitud tehnikat siin ei ole, siin on kõik uued mersud ja ka massid, et raha taga siin asi seisma pole jäänud, et raha on nagu hirmsast moodi, et siin gaas siit tundrast kätte saada. Äge on, auto peab vastu ja mingid väiksed nüansid on, et ilmselt on lambda-andurist ära surnud, jubedalt kakub, aga see ei häiri, et paneme mereni välja, siis sealt juba vaatame edasi. Nüüd oleme vahepeal jõudnud juba Nenetsisse, Uuralid meie vasakul käel hakkavad otsa lõppema ja meil on siht mere poole ja iseenesest ei ole me merest enam üldse eriti kaugel. Praegu on väike paus ja siis kohe jätkame edasi. See, mis siin nüüd paistab, see suur poolsaar on Jamali poolsaar, kuhu meil on siis plaanis minna järgmine aasta, aga tegelikult pean tulistama, et kripeldab juba nüüd minna, sest see on siin samas käega katsuda. Auto hakkas ikka nii hirmsasti kakkuma, et prooviks vahetada ära kütusefiltrit, äkki läheb paremaks, et ega siin muud polegi teha. Kui ei aita, siis mõtleme edasi. Töötab. Sõidame edasi. Temperatuur on iseenesest üllatavalt leebe. Kartsime igasuguseid suuri numbreid ja lubati ka igasuguseid suuri numbreid, aga praegusel hetkel põhimõtteliselt kõigutasin mingisuguse -10 ja -20 vahel, et üllatavalt suur on see kõikumine siin, et minu meelest tundra võiks olla üsna rahulik koht, aga siin pendeldab üles ja alla kogu aeg, et ei lase läbi, ütles, et 500 meetrit ja siis ongi meri, et need panevad sealt 15 kilomeetri kaugusele torude järgi. Ma ütles, et lase sinnagi, et me saame jää peale minna. Ei lase. Ei teagi, kõik ots ringi, mere ääres käidud.